ütlesid kõik täpselt välja, et Kuusmaal oleks võimalikult lihtne, et täpselt, mis me teeme. Kase võis öelda, et temal oli halb koht, et mitte midagi ei olnud, aga ma luban, et minu koht oli nagu kordades hullem. Minu number 7 tuleb Valmo Kriisa pealt. Teine aasta ma hakkasin juba mehi ka mängima ja siis ülejäänud... Meeste ka. Mehi mängima küll halvasti. Siis tema jäi ka vahe. Juba on intriig üle. Ei, ma mõtlesin... Tere, algamas on Pahvkasti 6. osa ja nagu näete ja kuulete, pole teie ees enam Gregor Hermet, vaid mina, Tanel Kurbas, kes on uus saatejuht. Minu juures on taas Keila noored ässad Erik Make ja Kristjan Kasemets. Tere! Tervist, Tanel! Ütlen ausalt, et närv on suurem kui siin enne eelmise aasta 5. finaalmängu, et proovime kuidagi hakkama saada. Ja enne kui ma hakkan teid pinnima, siis Gregor jõudis eelmine aasta küsida vahva küsimuse, eelmine saade, et mis ma Millenniumist mäletan. Teie ilmselgelt midagi ei mäletanud. Et ma siis proovin ise midagi selle kohta veel vastata, et eelmine kord olid tõesti sekeldused siin väiksed ja mina siia ei jõudnud, kuigi pidin istuma seal Kristjan Kasemetsa asemel. Et jah, ma mäletan seda, et väikse poisina oli mul olime minu arust arvuti ostnud ja ma ei tea, võib-olla te olete ka kuulnud, et Millenniumil pidid arvutid lolliks minema, kui tuleb aastavahetus. Tean seda. Et ma väikse poisina täitsa kartsin seda ja mis ma olin 11 aastane, et mõtlesin, no nii, et hommikul nüüd arvuti käima ei lähe, et siis jäävad kõik mängud mängimata ja suht nagu üks osa elust on kadunud, aga nagu teame, siis seda õnneks ei juhtunud. Ja teine asi oli kindlasti see, mis ma mäletan, oli, et tol ajal nüüd ilutulestik ülemäära äge ei olnud, aga et selleks aastavahetuseks nagu linnavalitsus tegi päris vinge asja, et seda mäletan, et vaatasin. Et siuksed meenutused vanemast ajast. Ja kui ma nüüd sellega siit vaikselt edasi läheme, siis eelmine kord oli Gregoril teile väike diiseri, siis ma tegin ka väikse diiseri teile. Aga ma tegin nagu siukse oma ajast, siis ütleme nii, et ma võin raskusastmed, et ma näitan teile mingeid asju. Ja siis te proovite ära, et mis need on. Nii, okei. Enne kui sa sellega alustad, siis kuna me teame, Gregor tegi seda värki meil enne, nii et me teadsime, et Tanel tuleb siia ja mõtlesime, et me üllatame ka teda millegagi. Nii et minul on sinusse palju usku ja ma arvan, et sina oled Joe Rogani järgmine järeltulija. Nii et meil on sulle väiksed üllatused valmis tehtud. Siuksed ägedad. Päris nõmedad särgid. Et kui keegi ei tea, siis see on Joe Rogani logo, mida ta siis kasutab iseenda... Oota, ta kasutab minu pilti siis. Ma nagu ei teagi seda. Podcasti jaoks, et see on, aga lihtsalt on kurbi nägu siia peale pandud, et me tulime sellise idee peale ja mõtlesime, et me peaks kandma täna, et kuna see on sinu esimene saade, siis autos on üks särk sinu jaoks ka, et pärast kui saadet annan sulle selle, aga see on tõesti äge, et te siukse asja viitsisite teha, et see on suur see. Et nüüd on pingeid veel rohkem sulle esimese saate jaoks. Ma pean lihtsalt 2 enda mollu vahtima. Et okei, saame vast hakkama, ma proovin teid rohkem vaadata, see häirib natuke, mõtlen. Nii, aga jah, ma tegin tütrele ka selle kodus ja ta sai enam-vähem seletas ära, mis need kõik asjad on. No pressure. Ärge häbisse jäge päris. Oota, vana tütar on? 12. Okay. Teete paar aastat vanemad. Me võiks nagu teooriselt teada. Ja ma panin siukses järjekorras ka enam, mis ma ise arvan, et kõige lihtsam on ees ja siis lõpuks läheb veits raskemaks. Nii, esimene asi. Näitan kõigepealt kaamerasse. Mis kell on? Teate, mis asi on? Kell on tõesti, jah. Oskate öelda, mis aeg on? 1.50. Ega ei, tegelikult ma ei pannud seda asjata siia, et kuskilt mul jäi meelde, et kaasa ja lapsed tegelikult enam väga isegi ei tunne seda kellavärki. Eestis küll, aga kuskil ma ei mäleta, kes Inglismaal kuskil. Amerikas on see teema, et nad ei tea seda military ja klokki. Ma kohe räägin sulle sellest ka, et te õnneks vahele jäänud, et väga hea. Ja aga Ameerikas oli military asjaga, kus juures, ma ei mäleta, kui ma nüüd tulin Poolast, siis Kalevisse esimene aasta, siis meil oli siin siuke mees nagu Rachel Lynch, ma ei tea, kes te mäletate. Mina ei tea. Mäletan küll. No ta oli Poolast, et treenis käima, tulin poole aasta pealt. Siis ma arvan, et kell oli siuke 14.30 ja mees küsis mult, et kuule, palju kell on. Ma mõtlesin ka, et mis asja, et Kalevis on 2 suurt kella on. Mõtlen, mis asja, 14.30, siis mõtlesin, et ta nagu ei saa aru sellest, et mis see nagu on, et siis mõtlesin, okei, 2.30. Et siis sa pidid täpsustama AM või PM. Ei, no kõigepealt oli see, et okei, ta ei saanud aru, et aga ta oli pool aastat juba käinud, et siis
noh, selle ajaga võiks nagu. Ei, seda on kusjuures Ameerikas. Poolaajast oli siuke, et mõtlesid kogu aeg, et trenn sai läbi, et mis kell on. Ei, mul on kuidas ta õigel ajal trenni sai siis? Ma ei teagi, võib-olla neil oli mingi oma grupi chat, kus nad siis arvutasid. Ma eeldan, et nad tol ajal olid juba olemas, need paned teisenduse. Neil on telo peal tavaliselt selle PM-i ja AM-iga lihtsalt pandud, et see jookseb 12-ni ja kõik. Väga raske esimene, ma ei vaata, mis see teine tuleb. VHS kassett. Ma vaatasin vanaema juures on Harry Potterid. Harry Potter, mul oli teletupsusid, muumisid, kõik olid sellega. Te olete veel vanad inimesed. Seda veel teame. Olete kasutanud. Ja mul on ka tegelikult VHS-iga üks mälestus on see, et Nüübitis mängisin, siis ega väga skautingut ei tehtud, et tihtipeale välismaale läksid, see oli niimoodi, et Tiit küsis, et olete kellegi vastu mängida, et mis keegi teha võib, et tegelikult mänge väga üle ei kandnud ja siuke suht teadmatus oli, et mäletan play-offide ajal oli esimene kord, kus ma vaatasin reaalselt enne mängu vaatasime videot ja siis oli nii, et Tiit lükkas üks asja masinasse ja keris seal seda edasi-tagasi ja otsisime mingeid momente, et päris hea. Nüübitis sa oled papsiga koos mulle või olid onju? Siis kurat, see on ikka päris hea õul mõelda. Ma olen Eerikule ka rääkinud, et papsiga koos mängis, sest paps oli minu arust mingi 25. Aga ta liikus nii, et mulle tundus, et see mees väga kaua ei mängi. Ma arvan, ma julgen väita, ma praegu liigun paremini. Ta nii kuni vaatab seda. Vaatab siis, Kristjan saad kuulda. Tiiduga oli muidugi treenid ka siuksed, et suhteliselt ellu jääme. Okei, ma toon siis hea loo ka siia juba. Võtan, et mäletan, paps rääkis ka, et Tiidu aegadest ja niimoodi, et siis oli lõuanud seal, et kurat, meil on pikk mees all, et söötke alla, make on ju vaba, mängi posti. Ja siis tagamängi oli tulnud, hakanud mu papsile söötma, siis paps on seal korvi all niimoodi, et ära sööda. Palli näitab nagu, et hakka söötma, aga ära anna. Et see paps oli ka siuke naljavend ikkagi omal ajal, aga jah, sellega ma nõustan, ega ta hästi ei liikunud. Nii, järgmine asi. Ma ei tea, kui hästi seda näe, jube kehva kvaliteediga. Entsüklopeedia raamatud on ju. Eesti entsüklopeedia on see vist või? Jah, mul on kõik. Siin ongi vaata topeltpunktid, kui õtt ära vaatasin, kuni 4. oli Nene ja siis 5. alates on EE. Mis juhtus? Taasiseismine. Ei, mul vanavanematel on kusjuures kõik need asjad olemas. Kodus olid ka kõik olemas, ma mäletan, kuskil riivli peal olid need. No kui te siin eelmine saade rääkisid, et Kase pole veel AI peale üle läinud, et sai siin puid, siis ma just tulin Nenede pealt Google'i peale. Kase kogus enda tarkusi sealt peale. Mina olen nende peal veel. Nii, järgmine asi on selline. Nii, on kuidagi tuttav, oskate öelda. Kas see on videokaamera või? Ei ole, see on see film on ju, see... No ongi film, Film, milles pidid rullima ja värk. Mis seal nagu kaamera seest... Kerima. Et sa ise ilmutad need asjad sealt, ise ilmutab film. Siis filmirull. Ma mõtlesin. Selles mõttes jah, mul tütar ütles samamoodi, et ta seletas ära, mis see enne. Jumal tänatud. Sihukest asja ma ise pole kunagi kasutanud. Ei, seda pole ise ka. Et nagu siis mina mõtlen, kui mina olin väike, siis olid juba nagu täitsa nagu fotokaamerad nagu tegid. No see oli ikka fotokaamera. No jaa, aga selles suhtes, et nagu sa ei pidanud seda tegema. Minu arust Marita on veel üks aasta nagu tegi ja mässas nendega, keda vist see aasta pole nagu seda filmirulliga pilte teinud. Meil äkki meedia teil oli, aga ma ei tea, see kadus ära kuhugi. Ma ei tea. Ei, see oli vist ka digitaalne ikkagi. Oli, okei. Päris sellega jah. Kui me hakkame siin juba piiri peale minema, et siuke vaikselt. No nii, kõige raskem, mis on siis? Ja. Issand, kas see on mingi kõige sina mängisid siin mänge või? Mis asi see on? Ma arvan, et see ei ole mingi... See tundub, kas see mingi MP3 mingi mäng... Kõrvaklapid on seal. Et kas see on mingi... Midagi kuulata või ma ei... Esimene muusika kuulamise aparaat või siis... Maailma esimene. Või... Ei, no see on nüüd tegelikult puhas AI, et ma lihtsalt vaatasin, mis ta välja mõtled. Tegelikult või? Et sellist asja pole olemas, on ma korra näitan. Et siuke suhteliselt Aga mis su tütar selle kohta ütles? Ta ka üritas midagi seletada, et kuulamiseks, et mingisugune midagi sai mängida äkki. Aga mis see prompt oli, mis sa sisse panid? Ma jumal, kes seda mäletab. Aga ma vist panin, et genereeri mulle mingisugune pilt 2000. aasta tehnoloogiast, mida tegelikult see on. Ei, okei. Osad asjad tulid hästi imelikult, neid ma äkki. Ma võin ette kujutada. Nii, selle osa saime tehtud. Oli vist veits lihtsam kui see Gregori
ei no tegelikult me autost tagasi tulles rääkisime Tasega nagu pigem oli hirm see, et ei tahtnud kaamera ees ennast lolliks teha, et nagu... Et äkki kui ütled valesti. Jah, et me aimasime, mis nagu ja, võib olla. Ega ma ütlen ka ausalt, et see oli ka siuke, et noh, ma oleks võib-olla ka samamoodi ära seletanud, aga ma nagu ühest vastust ei osanud. Jah, et me pigem hoidsime tagasi, et me ei julgenud lolliks lihtsalt teha ennast. Nii, nüüd ma küsin siukse ehtsa küsimus, et kuidas vahepeal läinud on? Tahate midagi pikemalt rääkida? Teen ühe nopo lahti vahepeal. Kase alusta. Ei, kui midagi ei ole otseselt, siis... Tavaliselt trendi ja mänge. Maken on seekord kõht täis. Oi, seekord on tuju hea, seekord ma pahur ei ole. Panin minu tossud ka jalga. Jah, no tossudega ei lubatud olla, mul olid New Balance'id jalas, siis oli kohe. Hea, et sa selle nüüd välja ütlesid. Tuleb see ära piiksutada. Ei tohi olla, siis panin need Taneli tossud jalga ja tunnen, et kohe olen kiirem ja hüppan rohkem ja liigun paremini. Saad vigastada rohkem. väga pikalt ära käi siis nendega. Ma proovin jah. Jah, Kase, sa said piki hambaid täna trennis. Saad ikka rääkida. Saan veel rääkida. Alguses mõtlesin, et äkki Kuuba pani, et ta siin on, peab vimma osade mängijate vastu. Ei on. Ei, Kuuba oli minu tiimist, ta ei saanud panna. Kes see pani siis? Hugo ikka. Ja tahtis ise viga saada sealt. Vana hea Hugo, klassika see. Pean ka Hugot päris tihti katma ja seal on ka niimoodi, et mingeid riivakaid on ikka tulnud siia näopiirkonda. Nii eelmises saates ütlesite, et võtame kõik tiitlid ära. Viimasel ajal on tegelikult mängupilt meil paremaks läinud, on ju? Jaa, nõustun. Et oleme siin isegi võitnud rohkem kui ühe mängu järjest ja pole väga kaotanud ja et Tartu mäng oli siuke päris finaali hõnguline, ma ütleks, ma ise koha peal enda natuke haige, aga kus teile tundus? Sa käisid vähemalt koha peal mängu ei saanud. No eks ma siis, ma ütlen niimoodi, et eks kindlasti see andis nagu enesekindlust tiimile ülipalju, et see oli nagu ülivajalik võit. Aga no oleme ausad, ega Tartu enda parimat mängu ka kindlasti ei näidanud, selles mõttes, et visketabavus ju neil ei läinud ju põhimeestel sisust üldse, et ainult Bernard mängis, et meie meestel ikkagi õnnestus, et atmosfäär ja selle poolest muidugi väga võimas, et finaali vääriline, aga ma arvan, et kui me uuesti Tartuga kohtume, siis tuleb nagu kõvem lahing selles mõttes, et nagu tabavad rohkem viskeid ja me peame rohkem valmis olema, et no me läksime just päris hea taktika ka peale, et muutsime natuke. Ja ei, no me tegime siukse trikika kohe algul, aga noh, see võis mõnna mõlemale poole. Ma tahtsingi jõuda, et sa niimoodi seal poole intervjuul ütlesid kõik täpselt välja, et Kuusmaal oleks võimalikud liikmed, täpselt mis me teeme. No mis järgmine mängu tuleme uue asjaga, et eks ta siis saab uuesti pead nuputada, aga tavaliselt nagu ollakse üsna tagahoidlikud nendel intervjuudel eriti poole ajal, aga sa nagu... Mul oli jumala sul oli jumala Ma poole ajal võeti mind ette juba, et mis teil täna... See oli täpselt siuke, et mees on veel täiesti pulss on 180. Ütles kõik asjad välja. See jooksu riietus roomi ära. Ma ei tea, kas üldse mõelda jõudsid. Ma ei jõudnud sellepärast, et käis viimane vile ja siis ma hakkasin riietusruumi jooksma, mis Allan võttis käest kinni, ütles kuule intervjuu ja siis oli Mikker suus kohe. Ja siis meil vahepeal on uus mees ka tulnud, mis tema start? Siuke pullimees on nagu, et suutis nagu kohe nagu hakata, esimene trenn juba tegi nalja ja tuli ja siuke, et nagu no tundub, et nagu jutuga ja suudab nagu meeskonda hästi kiirelt nagu sulanduda. Täpselt, mul on ka siuke pilt jäi nii palju, kui ma seal trennide kõrvalt olen vaadanud. Ei ta jah, selle täiesti nõus. Mänguliselt on siuke, minul on silma, et ta nagu näeb mängijaid väga hästi, et peab söötu. Ei, ta on tiimimänge kindlasti, ta ei ole individualist. Ta ei ole jah, see tuleb, et davai, andke mulle palle, nagu ma tahan nüüd visata olla, et ta pigem nagu ongi see, et kui ta vajab sõbrale söödu ja sõber skoorib, siis ta on nagu rahul. Mul on ka siuke, ilmselt sellepärast treener ka teadis teda enne, sellepärast võttiski. Ei, et praegu tundub, et eks tal mänguvormi on vaja saada veel, ta seal Saksamaa ikkagi istus pikalt, et aga see tuleb ajaga. Meie trennidega saab vormi küll. No praegu kindlasti jah, praegu kindlasti. Peale trenne öeldakse numbreid kogu aeg, et mis see trenn oli, et siuke 10 palli süsteem, mis viimase ajal on siin palju 8 ja 9 tulnud. No jah, väga suht peksulaagrid on praegu, aga noh, mänge pole, siis pannaksegi vuti juurde ja tähtsad mängud on tulemas ka, et karikas ja kõik see, nii et praegu on ainuke aeg, millal teha seda. Ma küsiks teilt võib-olla siukse väikse arvamuse meie mängude kohta, et meil on päris tihti olnud see aeg, et me saame 15 punktiga või siukse vahe sisse, siis kuidagi laseme vastased järgi, et mis selle taga võib olla? Ei no,
mis seal taga ikka on, eks see Ja no, on lihtne inimese... Tegelikult me saime ette, on ju Ventspils. Jaa, see on lihtne inimese mentaliteet, sa arvad, et sa tegid edu ette ja siis nüüd on nagu lahja ja vaata, nüüd läheb samamoodi edasi. Aga tegelikult ei ole ju niimoodi, tegelikult peaks nagu edasi suruma ja nagu... Et sa nagu automaatselt lased veits... Ja sa alateadlikult nagu lõpetad nagu mingil määral, et seda peab nagu kindlasti paremaks saama meie puhul eriti veel, et ma olen ülipalju tiime ju tagasi lasknud, isegi Viimsi vastu, mis me olime 16-0 ees või 14-0 või. Ja siis mingi hetk enne pool aega tulid ju mingi 9 või 7 peale veel isegi. Ma räägingi, et meil on kuidagi see aasta on nagu tegelikult me oleme saanud kõikide vastu ette ja siis nagu... Lihtsalt tuleb järgi, et... Võrgemate vastuste vastu me oleme saanud nagu uuesti eest ära, aga mingi, et tugevate vastuste vastu on kuidagi... Ei, eks see... Küll see tuleb veel. Mina olen optimistlik selles mõttes, et ma arvan, et see on lihtsalt peas veits programmeerimist. Hakkab natuke paremini tulema. Jah. Siis mul on sellised... off-court küsimused ka mõned siin. No nii. Mis ma olen jälginud teid kahte. Make said haige vahepeal siin. Ühe päeva olin haige. Ühe päeva on ju. Mis sa seal vahepeal süüa tellisid? Ma kuulsin midagi, et... Räägi sellest natuke. Mis ma tellisin süüa? Ma ei tea, kas ma kuulsin õigesti, aga McDonaldsist tellisid seal midagi või? Jaa, õigus, nüüd tuli meelde, sorry. Õigus jah, see oli niimoodi, et mul oli siuke paar päeva juba imelik olla, no tunnetad enam-vähem ära, kui sa hakkad vaata haigeks jääma. Ja ma andsin nagu teada ka ja siis tegin trenni ära ja siis õhtul Kuubaga, no vahepeal tuleb siuke crap'i isu või mis iganes, läksime McDonaldsisse, Kuuba võttis siukse normaalse asja, mis sa ikka McDonaldsis võtad, burgeri ja friikad ja siis, aga mul ei olnud üldse nagu kõht isegi tühi, kuna siuke väsinus ja haige tunne oli. Võtsin Seesari salati seal ja järka päev olin kohe haige. Järka päev ei saanud voodist püsti enam, et võib-olla jah, rohkem Mäkkis salatit ei peaks võtma. Aga... Ma vist päris kaua elanud ja ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks võtnud salatit. Mul ei olnud üldse purksi isu, aga Kuuba ütles, et tahab paarist asjast rääkida, et lähme välja istuma. Ja siis ma läksin kaasa nagu hea sõber, aga ma võtsin salati ja rohkem seda viga ei tee. Mäkkis ilmselt, see võiski tegelikult mingi food poisoniga olla või midagi, et Mäkkis see seal, ma arvan, ega selle salatile väga rõhku ei pane seal, lihtsalt viskavad kiirelt kokku midagi. Võib-olla nüüd on seisnud ka seal mingi pool aastat. Kes ikka ostab Seesari salatit? Vennad vaatasid seda tellimust ossa, kuule tooge see külmikust välja. Ei, ma mõtlen ka, et mis see nagu revenue'st neil see salati müük on, et see peab väga väike ikka. Ma arvan, et see võib-olla oli kuskil USA-s kavad, et kuulge mingi mees tellis salatit Eestis. No okei. Ja siis Kasel eelmine kord rääkisite kartulitest siin pikalt, on ju. See on siuke pool skämmi maik ei suu, et sa ikkagi liha ja muid asju sõid, on ju. Tegelikult sul on üks kirg veel toidumaailmas. Opa, see on hea jutt. Tead, millest ma räägin? Mitte alkohol. Need siuksed võimalikult värvilised ja hästi palju keemiat sees joogid. Et nagu mida rohkem see siuke radioaktiivsem välja näeb, seda varem. Et... No mõtled, aga kus me sõitsime? Lätti sõitsime kuskile, siis sa tulid... See võis igal poole... Mingis pensukas oli peatuses ja siis sa võtsid 2 roosat purki erinevad, aga need nägid väga ühesuused välja. See oli, minu meelest need olid seal Läti Circle K's oli siuke mingi välismaa jookide mingi leti kohta, mingi siuke, äkki see oli ka see Candy Popi oma või midagi. Ja seal olid Dr. Pepperid, mingid erinevad maitsed. Ja seal olidki mingi, üks oli mingi roosa, minu meelest seal oli, ma ei mäleta, mis maitsega see oli, aga mingi siuke korralik mingi... No siuke, jah, keemiapomm. Eet tulid enne seda, mis maitsega. Ühesõnaga, kui mingis joogis küsimus on, siis Kasemets on suure tõenäosusega selle ära proovinud. Nii et tema on see ekspert, kes ta teab ja tiimis alati, kui midagi on, siis me küsime tema. Ja alati, kui me tiimi kuskil jalutamas käime, siis mingi pooleb, siis Kase tuleb seal mingisuguse kõige imelikuma joogiga. Aga nad peab maitsma. Muidugi, Mäkkimaa peab. Maitsevad hästi. Kaua sa ikka ühte Coca-Colat midagi igav hakkab. Ja kogu aeg iga päev peaksid Coca-Colat jooma igav veid. Ma just üks päev ostsin siin Eesti Candy Popist selle mingi Hiina kirjadega või Jaapani kirjadega Fanta. Nagu ma kirjast aru ei saanud, mis maitsega see on, aga seal nagu pildi järgi tundus, et võis olla ananas ja mango. Peaasid värviline oli. See oli nagu, valasin nagu huvi pärast tahtsingi näha, et kui värviliselt see oli nagu see väike purk. Purk oli sinine. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei taha uskuda, et 2 kollast nagu puuviljad ei ole ju see.
ja siis valasin nagu klaasi, see oli nagu täiesti nagu no nii kollast asja ma pole näinudki. Natuke liiga kollane. Aga see maitses räigelt hästi. No selge. Siis üks asi veel, mis ma tahtsin rääkida, oli see, et meil Arigatas üks päev tuli väike vaidlus. Nii, need on väga palju seal olnud, millisesse me nüüd lähme? Me lähme sinna, kus see oli, et Hugo väitis, et on top 3 meil 100 meetri jooksus. Kiiruse see, Ma mäleta, kas sa olid ka seal pundis? Mina olin enesekindel, et ma olen tiimis üks kiiremaid, jah. Top 3 siis. Top 3 kindlasti. Hugo oli väga kindel, et ta on top 3. Hugo argument ta ei saa juba ju top 3 olla, sest top 3 ma arvan, et on Severi, Make ja Tyson. Et me tahtsime kõik joonele panna. Mina ütlesin kohe, et Kase ei ole kindlasti. Jah, Makega ma võib-olla olen nõus, aga jah. Ei, ma ei tea, Hugo ka tegelikult vahepeal. Ei, ta on kiire, aga tal ei ole... Siis me jõudsimegi selle peale, et kuidas me üldse teeme selle, et kas mingi sirge jooks või nagu mingi suunamuutused või mis iganes. Aga Hugo oli kindel, et ta on igas asjas top 3. Me lõpuks vist leppisime kokku, et ta on kõige kiirem, kui kurvi peaks jooksma. Kurvis, kus ta võtab selle O üles ja siis paneb niimoodi. Selles kindlasti jah, et... Aga ei tea, me pidime Kalevi halli jooksma minema, Priit siin suure suuga alati lubab asju, aga seda ei juhtunud. Kus juures neid on veel olnud, meil eelmine aasta oli Leemet Pökler ja tal see Brutaliis on ka jooksja. Ja siis oli see vaidlus, et kumb 400 kiirem on. 400 on karm ala. Jaa, Leemet. No jah, ta on ikkagi mees. Pigem arvasin, et Leemet nagu on kiirem. Aga seal Liisil oli mingi trenni käes, nüüd ütles, et ei ole variantigi, et Leemetast kiirem jookseb. Jah, 400 on siuke, muidugi no see on nagu kannatamine. Mees naise vastu, aga ma ei teagi. Ma ei oskaks. No aga üks on nagu kergejõustikline, teine korvpall. No, ma mõtlen, et see on hea küsimus. Ma ausalt ei, kui ma raha peaks panema. Ma ei tea, kui kõva käpp ta naine muidugi jooksmises ka on. Ka Eestis on ikka tegusid teinud siin ja minu arust jooksis 400, mis tal rekord oli, mingi 59 midagi. Alla minuti. No ma ei tea, kurat, 400 on raske distants, aga see on tõesti, see on hea küsimus. Seda meil oleks rohkem inimesi ümber vaja, et siis saaks mingi ma ei ole Leemet, no ma tean, et Leemet on kiire, aga ma ei ole teda näinud nagu niimoodi mingit 4 sotti nagu jooksma. Ikkagi päeva lõpuks üks on mees, teine on naine, no see on ikkagi loeb väga suurt rolli minu arust. Ma arvan, et ta on vist jõu poolest võib olla kiirem ja naturaalselt nagu, et lihased annavad rohkem jõudu kui naisel. Ma mõtlen, ühesõnaga neid jookse tuleb suuremas koguses teada saada. Ja ei, aga Hugo ei ole kindlasti top 3. Jõuame ikka sinna, et Hugo ei ole. Hugo ei ole kindlasti top 3. Et ei, eks siin peabki püsti panema, et teeme siis meessportlased mingi korvpallis, jalgpallis ja võtame naiskergejõustiklased, et kuna suvel teeme evendi ära ja vaatame, kes on kiirem, et paneme igast alast ühe mehe ja kõik naised jooksma ja vaatame, kes on kõige kiirem. Ei hakka vihjama, aga seal saaks panustada ka päris kõvasti. Päris huvitav teema oleks. Võtad jalgpallurid ja korvpallurid, jah? No ma ei tea, näiteks mingi suvalised spordid. Me igast ühest mingi ühe mehe ja siis võtad Eesti tipunaised. Ma ei tea, väga controversialiks läheb ära. Arvad, et jooksevad kiiremini? No, ma ei teagi, sellepärast ma tahaksin näha. Juba on intriig. Ei, ma mõtlen seda, et just see praegu ju olid kergejõustikus need Eesti meistrivõistlused. Ja üks see Grete Verlin jooksis, minu meelest ta jooksis enda isikliku või uue Eesti rekordi 60-s. 8 sekundit ja... No 60-s. 8.05 oli vist 60 meetris. Ma ei tea, ma ei usu elu sees, et ma ei tea, ma arvan, et sa ei jookse 8-ga. 60 meetrit või? Ma ei tea, ma paneks ennast testil ikka, aga ma ei tea. Arvad? Ma olen kiire küll, aga ega ma ei ole spetsialiseerinud jooksma. Ma ei tea, vahet pole. See on liiga kontroversial teema, ma arvan, et siia süveneda ei ole. Aga ma arvan, ma Eesti liiga siis üle 35 pluss, siis ma olen top 3. Ei, seal saad kindlasti. Kes see 35 pluss üldse Eesti liiga saad? Sina ja Martin või? Ongi Kitsing Sakis, siis see, kes see teine ventspris on, see shooter? Issand jumal, mul ei tule. Ausseis. Ega rohkem väga ma ei teagi. Need on põhivennad. Eks kindlasti on, aga niimoodi pähe ei tule. Nii, nüüd räägime natuke teie välismaal käikudest ka. No nii. Alustame Kasest. Leedus käisid. Kuidas seal eluolu oli ja mis põnevat? Eluolu oli selles suhtes oli nagu
oli nagu hästi. Algul oli veits hirmutav, et läksin kohale, saadeti nagu aadress, et kuhu tule sinna aadressile, sõida sinna. Läksin sinna, siis vaatan nagu full siuksed vanad nagu need Eestis ka need nõukogude ajad Panelka majad. Ma nägin ülivana välja ja siis ma nagu mõtlesin, et et kus nagu korterisse ma nüüd lähen. Ja siis lõpus läksin sinna korteri sisse ja siis korter oli sees täiesti nagu ära renoveeritud, kõik oli täitsa nagu ilus ja värki, et selles suhtes see oli nagu hästi. Linn ise oli nagu täiesti mõttetu. Seal ei olnud nagu mitte midagi teha. Nagu see oli, sest nii palju, kui ma aru sain, siis see vist suht oligi mingi siuke tööstuslinn. Et seal põhimõtteliselt nagu inimesed käivadki tööl ja siis nad sõidavad kuskile siis nagu... No ma vaatasin jah, et seal oli vist mingi 40-30 000 inimest elas. 33 oli vist, kui ma vaatasin. Aga nagu kaardi peal ta tundus jube pisikene. Et ta nagu suuruselt ei olnud ka nagu suur, aga et lihtsalt ongi, et inimesed teistest linnadest sõidavad kohale, käivad seal kuskil mingi tehastes tööl ja siis sõidavad õhtul koju nagu selline nagu, et ega seal nagu muud sukest asja ei olnud, mida nagu teha. Kino ikka oli? Ei olnud. Kõige lähem kino oli Šiauliais. Šiaulai oli sealt mingi tund 15 sõita või? Väike triporani. Ja kuidas trennid olid? Ei, trennid olid selles suhtes täitsa nagu... See treener oli kohalik leedukas? Ja leedukas. Okay. Leedu boybändi mingi. Et seda mulle need Leedu poisid näitasid, et siis kui ta ise noor oli mingi 20-ndates, siis ta oli Leedu siis nii-öelda kõige suurema boybändi pealaulja ja nagu Leedu siis kõikide naiste poolt kõige ihaldatum vend. See oli mingi 2000 alguses oli olnud mingi siuke. Ta vist nagu mängis nagu... Ei, ta mängis nagu kossu ja värki ka, nagu, et ta vist on mingi Leedus... Kõik kossu mängid. Ei no et mingi esiliiga tasemel oli mängida värki ja siis kuidagi sealt läks nagu treeneriks edasi. Et kuidagi sealt on ta seal läinud, aga et jah, et mulle näidati neid videoid, kus ta seal Leedu boybändiga möllasid. Et nagu selles suhtes nagu jagas kossu küll nagu treenerina, et nagu... Okay. No see on hea. Teil mingi meeskonna üritus ei olnud, kus ta nagu natuke laulma tippus või? Ei, tal ei meeldinud see. Me tehti küll neid ja siis seal kui mõned vennad olid juba nagu natuke napsused, siis hakati küsima ja siis ta ütles kohe, et ei, et mitte mingil juhul. Et ta nüüd on nagu sellest... Ilmselt see oli nagu meil 90-ndatel olid need bändid, et tegelikult väga keegi laulda ei osanud. Ja võib-olla nagu jah, niimoodi ka, et ma nagu niimoodi täpselt ei tea, sest YouTube'is on need videod olemas nagu selles suhtes. Okay. No see oli, aga trennid kuidas olid? Trennid olid selles suhtes okei. See oli nagu see, et algul, kui ma läksin, siis see nagu ajakava oli selline, et nagu meil oli mingi... Jaanuaris näiteks äkki oli 3 mängu kokku või 4 mängu kokku. See oli selline, et nagu olid ka nagu räigelt nagu raskeid trenne kogu aeg, sest mängude vahel olid nii suured vahed. Ja siis kuskilt märtsi lõpust kuni siis selle hooaja lõpuni, mai lõpuni oli niimoodi, et põhimõtteliselt iga nädal oli 2 mängu. Ja siis olid nagu, et trennid olid nagu kogu aeg sellised kergemad, et oli mäng, siis oli üks vaba päev, siis oli nagu natuke raskem trenn ja siis oli juba mängueelne trenn nagu selles suhtes, et siis nagu see trenni tegemine läks nagu veits väiksemaks ja nagu kergemaks. Aga mängudes, keda sa seal katta said, kes oli siuke kõige raskem vend võib-olla keda katta? Räägi sellest vennast, kes oli kõige suurem tagumik. Jaa, see oli see, et kelle on kõige, nagu ma arvan, et see on kõige suurem nagu tagumik, mida ma üldse elus näinud olen, et nagu see Salgrises eelmine aeg mängis siuke vend nagu Matt Mitchell. See oli nagu selline, et kui sa vaatasid... Aga ta mängis teist positsiooni või sa... Ei ta seal Salgrises, ma ei tea, mis ta nagu Euroliigas tal mängis, aga siis kui nad mängisid neid Leeduliigas, ta mängis ikka nagu 3 peale värki ka nagu, okay. Et ma ikka vahepeal, no harva, aga siuke, et mingil hetkel nagu pidin teda võtma. Ja siis see oligi nagu siuke, et ma arvan, et Mitchell oli niimoodi, et kui ta oli nagu ühe korvi all, siis ta tagumik oli nagu keskjoone juures. See oli nagu ulme lihtsalt. Aga kõige nagu, Franciscot oli väga ebamugav katta üleüldiselt, aga... No sellega see Euroliigas ka mehed et keegi saada käest. Kurat ei saanud. Ja siis, kui veel Lonnie Walker oli Salgrises, siis ta oli ka ikka üpris nagu kiire ja tugev tükk, et suht nagu keeruline oli.
kõik Žalgirise mehed. Kellelegi neist silmade vahel ise ka panid 300 või mingi murde või? Panin küll vist. ma niimoodi täpselt ei mäleta. Ma muidugi ei jää meelde lihtsalt. Et jah, ainuke asi, mis mul on meeles, et see üks Žalgirise mäng, kui me mängisime Žalgirise areenal, siis oli see, et ma ei saa muidugi aru, miks Trinkieri nagu närvi läks, aga seal oli nagu see, et me olime minu arust mingi 30-ga maas juba ja siis ma panin kõigepealt ühe 3-se ja siis ma panin siniselt joonelt teise 3-se, nagu kauge 3-se ja siis Trinkieri oli järsku nagu enda mängijate peal ülikettas, võttis time-out'i ja värki ja siis ma mõtlen, et me oleme 30-ga peal. No aga tegelikult see aasta on meil Antoniga sama võib-olla see on jah mingi 30-ga ees ja siis seal keegi keerutab mingi ilge jama kokku, makebab mingi selle söödu kuskile. Publikus inimesed otsivad palli, siis ta on ka ikka päris närvis. See oli nagu päris hea tunne, et nagu paned 2-3 järjest Žalgirisele ja siis Trinkieri on närvis, et peab võtma time-out'i. Ma mäletan ka, me mängisime CSKA vastu kunagi ja siis ma panin selle Milutinovi vastu pealt ja siis järgmine kaader oli see, kuidas näidati peatreenit, siis ta oli karjus. See teeb nagu tõeva jahaks. Suudad seal tasemel ka mehi närvi ajada. Aga jah, selles suhtes ikkagi ma arvan, et jah, kõige nagu kõvemad ja raskemad mehed olid ikkagi Žalgirise mehed, nagu kelle vastu mängida. Nagu okei, Ritasas olid ka. Kas nad eelmine aasta võitsid ära või nad said jälle tappa? Ei, võitsid ära. Francisco päästis välja. Nad olid vist, nad olid 2-1 Ritase vastu maas ja siis oligi see 4. mäng oli Žalgirise areenil ja mingi 10 sekki ennem lõppu oli Ritas oli 2 peal. Francisco tuli üle ja minu meelest 0 otsast pani, ma ei mäleta, kas oli lauapõrkest või oli nagu puhas sops, aga pani 3, sest sellega võitsid 1, kes läks 2-2 ja siis viimase mängu võitsid. Viienda nagu siis Žalgiris võitsid. Sest minu meelest mingi 1 või 2 aastat said järjest tappa. Ei, 1 aasta minu meelest said tappa. Siis kui jah, Ritas võitis. Ja mis sul parim mäng seal lõpuks oli siis? Kirvese satsi vastu. Minu meelest oli äkki 12 vist või 14, 12 või 14, ma ei mäleta. Korralik. Ajasid seal ka treeneri närvi. Mängu võitsite või? Ei võitnud, see on pohv. Ei võitnud, aga jah, see oli jah, Kirves satsi vastu, ma mäletan seda minu meelest see oli kõige parem mäng. Oma vennale ikka hea parem. Teisel eestisel on hea silmad. Seal ma panin Kirvesele küll 1-3 silmade vahele. Väga hea. Ta vastu pani ka 3. 3 ei pannud, aga minu meelest tal oli ka hea mäng nagu selles suhtes. Ma isegi mäletan mingit uudist, et mõlemad panitsid. Ma võtsin talt ründepäeval välja, floppisin. See oli päris hea, tegelikult see ei olnud mingit viga. Kas sul muidu oli mingeid pakkumisi veel näiteks, kas selleks hooajaks või seal kuskil enne Leedut mingit sellist huvitavat äkki kuskile? Ennem Leedut või? Nagu eelmine suvi. Mõnda teise liigasse on midagi kuskile. Mingi Islandile on olnud huvi, siis seal see Hollandi liigast oli mingi korra midagi, aga nagu midagi nagu muud sellist nii väga erilist ei ole olnud. Leedu ka. Leedu on ikka suur asi. See oli nagu selles suhtes oli nagu päris kõva. Selge. Ma rohkem ei tüüta sind. Võid ära minna, palun uksen. Minu osa sai läbi. Nüüd hakkan Eerikut tüütama. Tegelikult ma panin ChatGPTisse ka mingid küsimused. Ja siis seal see soovitas küsida Eeriku Hispaania kogemuse kohta. Et sa võid sellest rääkida mulle. Hispaania kogemus üpris minimaalne, ütleks niimoodi, et väga palju ei ole. Seal on 2 korda vist. Ja ma mõtlen ka, et vahepeal tuleb ikka täiesti mingit jama, et tegelikult sa olid ju Itaalias. Jah. Kuidas sa sinna said üldse? Et Kuuba sai mingisuguse selle Erkmaa laagri kaudu. Täpselt samamoodi sain mina, et suvel oli Erkmaa laager, siis seal eks seal noori vaadatakse üle ja siis mulle jäi, ma mäletan, Itaalia ja Saksamaa treenerile jäin silma. Mitte mingi nagu pikkuse või asjade pärast, ma olin ikka väike jupats, aga see, et ma nagu häälekas olin ja rääkisin ja siuke energiamängija. Ja paps muidugi ilmselgelt aitas ka, et vend oli 206 seal kõrval ja siis mõtles, äkki kasvab veel, vaata. Ei kasvanud. Et sellega läks nagu nässu, aga siis Itaalia jäi rohkem külge. Saksamast kadus ära sealt, et see oli ainult korraks. Ja siis läksin, esimene aasta oli COVID aasta, väga palju mängida ei saanud, et olin võib-olla mingi 4 kuud üldse kokku seal, et mänge ega midagi väga ei toimunud ja siis ülejäänud 3 aastat oli ka siuke, et kogemus oli kõva pagas, et
kindlasti nagu igal noorel soovitan minna, et kui vähegi võimalus on, et alati saab peale esimest aastat tavaliselt ära tulla lepingu kaudu, et oleneb, ärge mingi halba lepingut tehke muidugi 10 aastaks, aga et see on ikkagi, kasvatab üles väga kiirelt, et sa saad nagu väga hea kogemuse. Nüüd sul on see Itaalia pass ka. Ja mängija pass on ka olemas, et kui ma Itaalias kohalikku liigasse mängima lähen, siis ma ei lähe välismaalasena arvesse, et lähen itaallasena, et kuidas sul seal eluolu oli? Ma olen noorte süsteemidest ma olen kuulnud, et näiteks mul Rootsist üks meeskonnakaaslane Realis, et seal pidi nagu täiesti see on väga jube, et Kase võis öelda, et temal oli halb koht, et mitte midagi ei olnud, aga ma luban, et minu koht oli nagu kordades hullemaid, et esimesed 2 aastat olid okei, ma olin niisukeses enam-vähem suur nagu normaalsetes linnades, et teine aasta oligi kõige parem, ma olin Moncalieris. See on siis Torino lähedal niisugune 60 000 elanikuga. Põhja-Itaalias. Ja, et Põhja-Itaalias, ma olin kogu aeg seal. Aga ühesõnaga kõike sai, poed, asjad, kõik on olemas, Torino on 30 minti rongiga lähed sinna, aga viimast 2 aastat, see oli põrgu ikka selles mõttes, et ma olin külas, nagu reaalses külas, kus oli üks nagu kortermaja ja korvpallisaal ja bussid käisid mingi iga 2 tunni vahemikus, et saada poodi minna. Nii et meil ei olnud poodi, meil oli ainult korvpallisaal ja siis nagu elamine, et elanike ütleb seal Google'i järgi 1000, aga ma arvan, et ma nägin kokku 20 inimest juba seal nagu üldse oli ja 10 oli tiimikaaslased. 2 korda. Osad oli üldse 10 oli tiimikaaslased, et see oli tõesti, et võib-olla kasulik ka, et oli ainult korvpall, vaata, mitte midagi absoluutselt muud ei olnud, aga no elu oli ikka tõesti tuim, et tegid trenni, kooli, magasid ja sõid ja kõik, et nagu kuskil ringi käia ei saanud läheduses, sest bussid ju nädalavahetusel üldse ei tulnud minu arust ja no jumal tänatud, et mul nagu vanavanemad seal olid, siis nad võtsid nädalavahetusel, käisin nende juures, aga mul oli ikka jah, ainult korvpalli viimased 2 aastat, et siuke, nagu sa ütlesid, vangla suht kogemus oli, et ise süüa ei saanud väga teha, et poodi ei olnud, kus sööki osta. Noored, minge. Aga minge, selles mõttes, et minge just sellepärast, et see kasvatab nagu räigelt üles. Kannatad ära. Ja kannatad ära ja siis sa saad aru, et kui hea tegelikult. Aga see on see, et praegu on probleemiks tulnud see, et paljud need noorteakadeemiad, kes on selle peale vihased, et kui need venad on nende noorte akadeemia ära, siis lähevad sinna USA-sse ülikooli. Aga see on nagu selline, et kui põhimõtteliselt peangi vangla selle tingimustega elama, siis on nagu see, et mul pakutakse USA ülikoolis siukse raha ja tingimusi. No täpselt raha räägib. Miks ma peaksin olema tahtma seal teie juures olla? Ei no täpselt, osade noorteakadeemiadel on see kohe meestesse üleminek ka sujuv, et oleneb, kas sul on see või ei. Osad on nagu täiesti noorteakadeemiad, et nagu neil ei ole meeste üleskasvu, aga nad müüvad mängeid kuhugi edasi maha, vaata meeste sekka, et saavad sellega oma selle investeeringu raha tagasi nii-öelda, kui nad võtavad seal noorelt, et eks ole, aga kindlasti raske oli, aga oli väga hea kogemus selles. Palju te seal trenni umbes tegite? Ossa raisk, ikka räigelt, sellepärast, et 3 korda päevas või 2 korda, selles mõttes, et noorena, kuna mina kohalikus koolis ei käinud, vaata, ma tegin seda e-gümnaasiumit, siis oli hommikul individuaalne trenn, ma olin tavaliselt üksi isegi seal, nagu 2 treeneriga, kellega ma siis töötasin. Ja siis lõunal oli jõusaal pluss saalitrenn, et nagu ütled 3 trenni, 2, et jõusaal ja see oli koos, on ju, aga nad panevad räigelt rõhku füüsilisele ja individuaalsele arengule seal, et ütleme, et 2,5 trenni päevas, et suht iga päev oli see sama rutiin, hommikul individuaalne, siis lõunal jõusaal ja siis saalitrenn. Sai ikka teha siis. No ikka sai, jah. Kui midagi muud pole. Mis sa siis vabal ajal tegid seal? Õppisin, mul ei andki mitte midagi muud vabal ajal teha. Et ma olingi kas kool või siis ma olin sõpradega kõnes ja tegime pulli lihtsalt, et rääkisime, kuidas neil elu läheb ja kõik. Covid aasta ei mänginud, aga mis liigasid sa muidu mängida said? No ma mängisin noorteliigas ikka sain, aga ma mäletan mingi äkki 10 mängu saime teha või midagi sellist, et seal oli ikkagi, ma mängisin esimese aasta ainult noori, teine aasta ma hakkasin juba mehi ka mängima ja siis ülejäänud... Meeste ka? Mehi mängima tuleb halvasti. Meestega? Ma ei saa seda ka öelda, et ma meestega mängima hakkasin. Et olin seal algul muidugi 5. liiga, teine aasta ma mäletan vist või 4. Aga see 5 on kõige madalam või? Ei ole. Seal läheb räigelt allapoole, et seal on regionaalliigad ja kõik need, aga ja need muutuvad ka iga aasta, et kui sa seal koha peal reeglid ei jälgi, siis sul läheb meelest ära, kuidas on. Vahepeal need lükkavad liigad kokku ja liiga raske teema, aga asi lühikeseks võtta, siis teine aasta. Mis see tase seal umbes oli siis?
ma ütlen, et see 3. aasta ma mängisin meeste 3. liigat siis nii-öelda, et eestlaste jaoks võib tunduda, et 3. liiga, mis asja see on nagu... Kuuba mängis sama? Kuuba mängis sama üks aasta ja siis ta mängis teist liigat. Ta mängis 1 aasta 3. liigat, aga ülejäänud aastad oli teist. 3. liiga on põhimõtteliselt nii-öelda nagu teine liiga. Eesti mõistis jah, et meistriliiga, esiliiga ja teine liiga. Et see oli siis nagu see 3. liiga. Ja no eks inimesed võivad arvata, et mis asja, vaata, täiesti mõttetu liiga mingi, et seal ei ole ju, mis Eestis on see teine liiga, see on ju mingi vennad panevad õlle poole ajal, mingi suvaline koht on ju. Aga reaalsus on see, et seal esimesed 2 liigat on juba kõik profimängijad, saavad nagu korralikult raha ja nagu established players nii-öelda. Aga 3. on see, et kus kõik need noortekoondise vennad on, pluss need vennad, kes on mänginud 10 aastat Serie A-s ehk siis kõige kõrgemas ja nüüd on 35-sed, 40-sed ja teevad 3. liigas, vaata, et see nagu see konkurents on väga räige seal, et sul võibki lahutada play-offi ja välja kukkumist äkki 2 võitu või kaotust, et see on nagu üliraske liiga, kus ennast nagu pildile mängida, selles mõttes, et tase ei ole nagu üldse kehv seal selles mõttes, et kvaliteet muidugi Eesti meistriliiga, ma ütleks, et on parem, aga ma arvan, et raskem on mängida seal liigas just sellepärast, et see konkurents on nii tihe, et Eestis on meil LU-d ja ma ei tea, mis meie VEF-id ja Sellid ja Tartud on ju, et see on nagu taseme vahe on räige, aga seal ei eksisteeri seda, et seal on nagu kõik tiimid suht niimoodi, et see on ikkagi hea koht, ütleme niimoodi, kus areneda. No, kõlab hästi. Ülinorm. Tahaks ka sükest liigat mängida, kus 35 ja 40 aastased. Saaks ka omasugustega panna. Aga mis sul seal parim mäng oli? Mäletad võib-olla? Ma vaatasin eile su statsa, siis viskas ette mingisuguse 18 mängu. Koondis oma, seal oli mingi 34 ilusti säras. Ja ei... Kus sa mingi 3 set panid? 2 mängu on koondis. PSPC, kus ma panin 33 ja siis EM-il seal panin 34, Bosnia vastu panin 34. Aga no, need on koondise mängud, ma ütleks, et Itaalias, eks mul oli häid mänge seal ka 20 plussis ikka mitu tükki, aga võib-olla kõige meelde oligi esimene mäng 3. liigas, kõige esimene hooaja mäng ja ma panin äkki, ma võin eksida, et 21 või 19 või ja ühe viske vist väljakult mööda, et see oli kõige esimene nagu reaalne siuke meeste nagu tasemega mäng ja panin äkki seal 4 või 5 3-st ja tegin nagu super hea mängu, et see esimene mäng ja siis peale seda hakkas kohe. Ja siis läks kohe alla. Siis oli väike slamp ja siis enam-vähem hooaja lõpuks sain tagasi, aga see ilmselt jäi kõige rohkem meelde, sest see oli siuke, tundsin ka, et siuke nagu debüüt nii-öelda või et... Aga kas sul on veel võimalus sinna USA ülikooli ka minna või kuidas sul selle... Tegelikult on jah. Et kõigil on. Minul on ka teoorias. Seal nüüd praegu lähevad ju... Ei no, teoreetiliselt. Teoorias võiksid sina ka saada. Sina saaksid ka minna, see on see, et nüüd nad tegid neid mingid reeglid ümber, et... Kes oli J.R. Smith või keegi läks ülikooli, aga ta läks golfi mängima sinna? Vist oli küll, jah. Aga nüüd on praegu need, kes on mingi NBA-s, mingi vend, kes 10 mängu NBA-s mängid nagu... Okay, ta ei saanud see, kes seda Lebroni emaga timmis või kes ta oli? Amari Bailey või kes ta oli? Oli Bailey või? See, kes praegu Charlotte'is on mingi 10 mängu teinud ja proovib, praegune teema on üleval, proovib tagasi kolledžisse saada. See vend. Lebroni emaga. See oli mingi, või see tema paps või kuidagi ma mäletan, see oli timmis siis sebis seda, või Drake sebis üldse, vahet pole. See selleks, aga siis kui Bronni seal ülikoolis mängis, ta mängis temaga samal ajal. Mitte ülikoolis, sorry, high school'is. High school'is mängis, oli temaga tiimikaaslane ja vend läks NBA-sse, tegi seal mingi 10 mängu ja nüüd proovib tagasi ülikooli saada. Teoorias saavad kõik. Ei, aga see on nagu see nalja tehtud, et teoorias nüüd, kui Lebron lõpetaks enda NBA karjäärid, saaks minna ülikoolis, ta pole kordagi käinud, tal 4 aastat veel nagu seda ülikooli, seda, mis ta võiks nagu minna saada, et nagu läheks nagu ülikooli kossu mängima nüüd. Ma ei tea, need reeglid on nii palju muutunud, aga tegelikult on mul see uks täiesti lahti, nagu ma aru saan hetkel, et mitte midagi ära andes, siis ma ei tea, vaata, mis järgmine hooaeg on, et võib-olla sealt poolt midagi tuleb ja eks näeb. Võiks ju mõnda Maksuga koos seal. No nii kõrgesse ülikooli omast ei saa, aga miks mitte? Raha võiks ikka koguda seal. Ei, muidugi. Räägime nüüd natuke siia Gramosse tulemisest, et kas see läks enam nii, nagu te arvasite või kuidas see erineb nagu Keilast, ütleme? Et kas oli raske tulla siia üle, et kuidas trennid on? Ei olnud väga raske tulla. Kui Keilaga nagu jah, et nagu selles suhtes, et noh, et nagu okei, see on see, et trenni kvaliteet on parem, sest mehed on paremad.
aga lihtsalt see, et nagu Peebul on terve elu meeldinud nagu ka rasket trenni teha, et nagu see ei olnud seda, et nüüd, et nagu et tuled siia, et trenn oleks nüüd nii-öelda nagu nii palju nagu raskem ja siuke, et ma arvan, et sul Leedu ikkagi aitas ka kõvasti sellele nagu... Okei, võib-olla see ka jah, et nagu aitas nagu sellele juurde, aga et ma mõtlen nagu... Ma mäletan ka seda, kui ma tulin poole aasta pealt siia, et siis oli ka Poolas oli ka siuke... Poolast on ju. Osad mehed ei olnud nagu nii head on ja siis oligi, et trennis seal võib-olla said natukene mõnes kohas niimoodi kergemalt võtta, aga siin on ikkagi niimoodi, et kõik on... Nii see nõudlus detailide järgi ja nagu nende pisidetail, täpselt nende väikeste asjade juurde, mis nagu muudavad, et see on nagu väga räige nagu Graamos, et seda... Suur vahe, kas sa katad on ju mingisugust enda vanust, kes võib-olla ei ole nii hea või siis katad sükest, ma ei tea, koondismängijad põhimõtteliselt. See on siis suurem erinevus, eks. Selline, et nagu jah, ma arvan, et nagu ei olnud väga hull üleminek. No näha on ka, et saate suht kenasti hakkama. Miks ei hirnud? Sa hakkasid, sa tead, kui sina hirnud, ma hirnun ka. Siis ma küsiks veel särginumbrite kohta ka, et kas teil on ka väga oluline, mis särginumber teil on või miks just sa oled number 7 ja sa 0? Otseselt ei ole oluline, aga minu number 7 tuleb Valmo Kriisa pealt. Et siis, kui ma läksin Kossu ja nagu hakkasin Kossu mängima, siis nagu mul isa viis mingit seda Kalev Cramo versus Tartu mängu vaatama, nagu ma ennem polnud nagu vaadanud. Ja siis oli veel see, et kui Kriisa mängis Cramos. Ja siis Mörlas seal tegi hea mängu ja värki ja siis ma vaatasin, et see lahe mees nagu pani seal hullu ja värki, et oli number 7. Ja siis mina juba käisin Kossu trennis, hakkas mingid esimesed võistlust tulema, et said valida endale selle särginumbri, siis ma kohe mõtlesin, et ma tahan olla nagu see vend, et ta oli 7, siis ma võtan 7. Siis mul lihtsalt jäänud nagu sellest. Mõistlik, jah, ma esimese number 5 võtsin Kuusma järgi. Ja. Aga nüüd ma ei ole enam 5. Ma isegi ei mäleta, kus mul see 8 tuli. Oma identiteet. Ma läksin Üübitisse, siis seal oli 5 võetud. Gert Torbek oli 5. Siis ma võtsin 8. Ja sul 0. Eks minule pigem, ma arvan, tähendab rohkem. Ma tahaks ikkagi, mul ideaalmaases tahaks 12 olla. Et nagu Papsi järgi. Papsi järgi. Meil ei olegi see aasta, aga ma arvasin, et Kuuba on. Ja siis algul tuli välja, et ma võtsin 11 ja siis oli veits. Ma mõtlesin, no jah, eks ma olen 0 siis. Et muidu mul oli 12, siis oli ühes tiimis 12 võetud, jäi nagu 1 külges, on 1 olnud. Et kui saaks, siis ma kindlasti lähen 12 tagasi, ma arvan, mingi aeg, et see on nagu isa järgi kuidagi jäänud, et mulle see nagu number meeldib, et Nurteklassis, kui sa meiega mängis, sa olid ka vist 12? Ma olin 12, et see on nagu vanusega kuidagi tulnud, et tahaks nagu seda isa nime ja numbrit nagu ka hoida ja nii, et aga muidu oleks 1 olnud, 1 oli ka võetud, ma arvasin 12 oli ka ja siis võtsin 0, ma ei tea, rohkem mõtteid seal väga taga ei olnud. Lihtne valik. Lihtne, jah. Midagi keerulist. Ei, mõnedel on jube tähtis see särginumber. Nii tähtis ei ole, aga ma ütlen, äge oleks lihtsalt. See oli nagu see, et Leedus oli ka mul, et 7 oli võetud, kui ma läksin ja siis mul, ma ei tea, mõtlesin suvaliselt, ma ei tea, 21 näeb lahe number välja, võtsin 21 seal nagu. Et mul ei ole see, et nüüd ma oleks Leedule, ei, ma ei saa tulla, et 7 võetud. Aga kas teil on mingeid selliseid rutiine või asju ka, mis te enne igat mängu teete? Sa mugistad järjest. Sa tead väga hästi mida. No ärme sellest räägime teistest rutiinist. Teistest rutiinist. Mul ei ole mitte nagu otseselt ühtegi väga sukest erilist. Ainuke asi ongi see, et lihtsalt nii palju kui võimalik natuke magad. Aga muidu kõik on nagu siuke, et oleneb päevast, ma ei tea, mõni päev on selline, mõni päev on teine, et nagu ei ole mingid kindlad asju, mida ma tegema pean. No sul on see huvitav teema, et sa paned 2 paari sokke alati. Mõtled nagu trennis ja mängud või? No jah, üldse. Okei, see läheb ka nagu rutiini alla või? Ei, no mitte lihtsalt nagu mainin ära, et sul on 2 paari sokke. Tase nimelik. Mul näiteks naine kogu aeg õiendab, et liiga palju sokke on pesus, et ma ei kujuta ette, kui ma nüüd sinna 2 veel 2 veel iga kord paneks. Ei, ma ei tea. Ei, selle ma võtsin ka väikse poisina Kalev Cramo mängija pealt. Et siis, kui tehti seda, neid karikamänge mängiti nagu erinevates Eesti linnades mingi saalides, siis
Graamo mängis Keila tervisekeskuses kellegagi, ma ei mäleta kellega ja siis Graamol oli siuke mees nagu Tyson Abbott. Ja siis tema mängis topeltsokkiga ja siis ma väikse poisina vaatasin, et ülilahe, et nagu ta mängib niimoodi, ta oli hea ka ja siis ma proovin ka ja siis mulle hakkas endale ka meeldima ja nüüd mul on lihtsalt jäänud sellest ajast. Aus. Ühe paari sokiga peaks väiksem on need tossud. Tossud ka olema. Aga ta ei mõjuta väga seda tossu suurust. No mul tuli lihtsalt lambist praegu tuli meelde see, et seal, kus me olime, Bulgaarias ja seal sa varastasid Hugo plätud ära. Endast süüdistati lihtsalt. Oli jah, plätud läksid vahetusse ja siis oli, et mis suurus sinu plätud on. Kasa oli, mul ei saa kindlalt olla sinu, et vaata, mis suurus on. Siis lõpuks vaatas. Ja lõpuks läks selline välja, et Allan pidi tavaliselt vaata, mis suuruse keegi võttis. Vaadati, kellel valesti. Selle peale lõpus, et kes mis hooaja algul Kase oli ikka pihta pannud Hugo plätud. See oli päris hea. Sul on mingid rutiine? Ei, mul on ülikindel rutiin. Ma mängupäeval just eriti, ma ei murdu kunagi. Et, hommikul nagu hommik on, see on ära trennis, igal treeneril omad asjad seal sa ei saa muuta. Aga peale trenni kindlasti lõunasöök pesto pasta. Siis on võimalik... Kas Kuubal oli ka pesto vasta? Jaa, Kuubal on ka. See võib-olla Itaalia värk, et pesto pasta kindlasti. Ja siis on võimalikult pikk uni, et tund pool, kaks pool, et see nagu mind ei nii-öelda, et ta ei löö uimaseks, see pigem just nagu... Naljaks on see, jah, mulle ka pigem meeldib nii-öelda magada, et ma kella ei pane. Jah, täpselt, et... Aga näiteks Martin Torvekal on see, et ta magab 40 minti, siis ta peab alati selle kella endale. Bussis on niimoodi, kui keegi magab, siis Martini kogu aeg see kell pläriseb. Et ta nagu sinna sügavast sunne ei taha minna. Ja siis võimalik pikk uni ja siis kui järk on, siis väike snäkk, võib-olla mingid banaanid, asjad, et lihtsalt see nagu suhkur käiks verest läbi, oleks energiat. Ja siis kui tulen, siis kuulan kindlat muusikat ja enne kui ma väljakule lähen, panen ühe kindla laulu käima. Ja mis see laul on? Wings, issand jumal, palun ütle artist mulle. Muidu ma näen nii loll välja. Issand jumal. See on põhila. I wanna fly. Issand jumal, mul ei tule artist meelde. Kas see on mingi Battle Scars või ei ole? Ei ole Battle Scars on teine. Ühesõnaga see laul. Kuulan selle ära, sest see oli mingi Jordaniga seotud ja mingi pulsi ja mingi editid. Ütleme, et enne mängu riietusruumi keegi paneb mingi teise sükse, võib-olla mingi räpiloo, et mis on siis ka mingeid ei, siis ei ole. Siis ei ole, et siis kui kõrvaklapid ära võtan, siis las tuleb, mis tuleb. Ei kisu tantsima seal võib-olla natuke. Jah, nüüd on, see on tekkinud selle viimastel mängudel, meil on hästi lend, meil on võitnud, et Make on alati riietusruumis mingi huvitava tantsu välja toonud alati. Mitte midagi hullu selles mõttes. Väike siuke tantsuke mingi hea lauluga ja siis tundub, et see toimib, et praegu võidame. Väristab natuke peput ja... Tõmbab mehed käima. Väiked värk võib-olla, tõmbab teised ka käima seal. Aga praegu töötab, nii kaua kui töötab, siis on värkimine. Noortel mängijad on alati peale mingeid ägedaid asju, mingid celebrationid, et kas teil on ka midagi sükest, mis te teete? Kolmese vibusid ja mingeid. Ma ei ole kunagi sükest asja teid nagu. Ei ole, see on põhiline, kui hästi läheb siin. Eestlase kombek, yes. Ainukesed asjad, mis ma vist teinud olen, see mingi kolmes või midagi pannud, siis ma olen nagu see vend, kes kattis või midagi talle nagu näidan näpuga ja öelnud, et nähvad midagi. Et nähvad midagi nagu, mis see oli ära sulle. Et jah, siuke nagu, et midagi sellist, aga mingid siuksed celebrationid ma ei ole teid küll kunagi. Meil on mängupäeval on see keskjoone viskevõistlus, mis seal teevad kõike mingid celebrationid. Issand, me ei ole ostnud ikka Pringelseid. Ei ole küll. Oi, Martin ei teinud viinamarja vahla ka. Ta ei ole toonud ka. Martin mingi kaks kuud. Martin, kurat, sul on mingi rohkem kui Kämmil läks aega. Kämmil läks mingi kuu pool enne, kui ta oma asjad ära tõi. Martin on 2 kohe täis. Ma enne ei too, kui Martin toob. Jah, sealt peab hakkama intressi küsima juba. Mulad on üleval, tuleb mängukeelud panna. Anton, ta ei mängi täna, ta ei toonud oma. Ei nagu keskjoone viske mängukeelud, mitte nagu päris mängu, mis... Kurat, jah, me peame need ära ostma. Siis ma küsiks veel siukse asja ka, et kas teil on olnud mingid raskemaid hetki karjääris või on kõik läinud nii, nagu olete soovinud? Jah, ma ei tea, mul ei ole sul on kõik hästi. Mul on hästi, ei, mul on ikka olnud. Mul oli väga raske, oligi Itaalias 3. aasta.
et väga sügavale ei satu, aga ühesõnaga oligi, et esimene kord, kui sihuke, et visked nagu absoluutselt ei läinud, tegin trenni kogu aeg samamoodi nagu tegin isegi rohkem üle ja nagu ma ei saanud aru, nagu mentaalne plokk oli peal või mis iganes. Ja siis no ühesõnaga seal oligi see ja siis ma mäletan, siis me tulime talvel selle BSPC turniiri jaoks tagasi ja siis oli see mäng, kus ma panin 33 punkti ja siis tuli nagu kaan maha. Aga ma mäletan, see õpetas mind tohutult ikka, et mul olid mingid siuksed asjad, et telefoni panin kinni mingi nädalaks niimoodi, et nagu isa ja keegi kätte sisuliselt ei saanud, et helistas, siis võtsin aga sõnumeid ja asju, ma nagu ei näinud, ma kustutasin mingi kõik asjad ära. Ühesõnaga täiesti mentaalne nagu null oli, et aga tänu sellele ma ütleks, et nüüd ma nagu kuidagi mõistan rohkem või see nagu õpetas see kogemus, et mul on ikkagi olnud see, et ma mäletan, üliraske aeg oli, et korvpall oli ainuke asi ka seal Itaalias ja kui see ei läinud, siis oli siuke tunne, et nagu mitte midagi ei lähe. See õlgade teema ei olnud nii hull? No ma ütleks, et tänu sellele ei olnud nii hull, sest ma teadsin alati, et ma tulen tagasi ja nagu paremini ka veel, et eks need õlad läksid ja esimene kord oli siuke äge, et esimene suur vigastus on ju, et ma ei tea, oli, et noh, et saab operatsioonil käia, juhuu, vaata, et ma ei tea ja siis teine kord käis ja siis oli nagu, siis oli ka veits. Sul on mõlemad õlad? Mul on mõlemad läinud, vasak ja parem, mõlemad on opereeritud, et ja teine kord käis, siis oli ka ikkagi siuke, et noh, löödud olid nagu pettunud, et nagu mäng oleks reetnud mind või niimoodi, et aga ma teadsin selles mõttes, mis teekond tuleb, ma olen juba ühe korra läbi teinud ja ma teadsin, mida paremini teha, rohkem teha ja ma tulin kiiremini tagasi ka ja ma ei olnud nii raske, kui see Itaalia periood oli nagu kindlasti, et aga ma arvan, et kui Itaalia perioodi ei oleks olnud, siis oleks võib-olla raskem olnud jällegi see õlgade asi. Elus kogemused õpetavad. Väga hea. Ei, minul ei ole olnud siuke. Sul on oled kõik hästi. Mul on jah. Okei, räägime vähe NBA-st ka. No nii, Kase, Giannise treid. Praegult pole veel toimunud seda, aga mis sa arvad? Tuleb ja tule? See trade deadline mingi... 5. Täna on teine. Veebruar on 5. veebruar või? Ja minu meelest hakkab see... Seda 3 päeva näe. No siis on 3 päeva pärast reiditakse. See nagu veits tundub sellisena, et nagu... Et Jannis ise tahab ka minna, et nagu tundub... Kas ta mitte ise requestinud ka või? Ta pani mingi postituse, et ta on open for the trade. Jah, või nagu midagi siukest, et ta on teada olnud, et ta nagu tahab, et Paks pole nagu hästi teinud nagu viimasel ajal, nagu talle ümber nagu mingid häid piisse toonud või midagi siukest nagu. Et nagu... Ma arvan, et seal on nagu suurem tõenäosus, et treiditakse ära. Aga kuhu? Seal mingi valik oli vist variant Golden State ja mingisugused... Seal on jah, Golden State'i on nagu räägitud siis... Peagiselt keegi saaks Oklahomale vastu on ju. Jah, et Nixi on... Et sellega tuli ju Karl Anthony Townsil läks veits kurvaks. Et nagu, et see mingi treidi, selle mingi potential trade või midagi siukest oli, et oli Karl Anthony Towns sinna pandud. Ja siis Karl Anthony Towns nagu oli kurvaks saanud, et miks te mind nagu sinna treidi sinna mähete nagu, et noh, ma ei tea. Ja ma tean, kes veel kurb on. Schröder. Vaatasin järgi, see on treiditi jälle ära. Sorry, 8. kord. Sorry, aga see vend on nagu lits. Liiga peale. Liigasele tiimile lükata öelnud, jah. Ja eelmine aasta ta nagu, jah. Jah, ta mingi hetk ütles seda minu ise ka kuskil, et tal on siuke nagu prostituudi tunne nagu. Ja kõige hullem on see, et tal tegelikult on pere. Kujutad ette, sa paned lapsed kuskil kooli lasteaed. Kuule jälle poole aasta pealt lähme teise kohta. Kogu aeg niimoodi. Ta on praegu vist see Trevor Risa järgi teisel. Jah, Trevoril oli vist... Ta on rekordis. Nüüd Schröderil on 11, minu meelest Risal on 13. Schröderil on 8, Risal on 11. On nii vähe? Ei, see on see, et ta on 8 korda treiditud, aga mitmes meeskonnast on 11. käinud. Aga Riisat on treiditud reaalselt 11 korda. 11 korda treiditud? Okay. 11 meeskonnas olnud või? Peaaegu nagu üks terve Est-Läti liiga läbi. Ja tal on kusjuures need nagu just viimased aastad on niimoodi. Julmas lihtsalt iga kord, kui sa treidid. Atlantast oli ju päris pikalt. Atlantast on ta nimi nagu meelde jäänud. See oli, kus ta põhiaastad oli. Ja siis üks aasta ja tšau reisk. Kusjuures nüüd saigi Luka treidisse 1 aasta ja siis ta pani minu arust mingi mängul pani esimesel poole aega triple-double ja siis oli täpselt nii, et näidati seda triple-double'i pani ja siis näidati seda
kes seda ära treidis, seal Nico Harrisoni näidati. Täpselt niimoodi, et Nico Harrison ja vend vaatas kaamerasse niimoodi, on ju. Alla Luka triple double first. Korralikult puid. No see läheb ilmselt ajaloos kõige halvema treidini. No jah, ei tea veel ju. Ei no... Äkki sellepärast Giannis küll julgeta väga treidida, et see... Okei, Giannis on nagu vana mees, et saadakse võib-olla parem. Ei ole ju, ta on ju mingi 30 alles. On ju vähe? Minu meelest on küll, jah. Aga ta on täpselt seal, et prime on käinud. Või ta on, minu meelest ta on mingi 94-95 sünnid. Minu meelest on no, ta on 2. Ta käis ju siin Eestis Kreekaga, kui see U20 A-divisioni EM oli, see mis oli sul mingi 12-13. Lasi jääb ühesõnaga, ta mingi 30-ndates on ja... Et siis ta nagu veits on nagu jäänud. Teine näljakas asi, mis ma seal NBA-ga seoses nägin, oli see, et need All-Stari viisiku... Snaabid või? Ei, mitte snaabid, aga need, kes alustavad. Starterid, jah. Ja siis seal oli, Bronni sai ka 2 häält, et kellelt need hääled tulla võisid. See oli kindlasti mingi vennad tegid pulli. Ma isegi ei arva, et Lebron või ma arvan, et mingid teised vennad, et paneme Bronni. See oli see mängijate see ju, see, et kus nagu... No mängijad siis mingid 2 mängijat on Bronni. Kes need katsisid alla, Bronni ise ja Paps. Ma ei usu, et see enda poolt hääletada saad. Ei, muidugi ei saa, aga nagu... Ma arvan, et see mingi liigas tehti pulli, et paneme Bronni. Ega seal oli veel mingid imelik hääli. Seal oli see minu Tanasis sai 6 häält nagu. Okei, 4 venda on ju, sealt on 4, et keegi 2 tükki panid. Tanassis. Ja siis muidugi mingid nende Achillestega väljas mehed, et need said kõselt hääl, et Teitumil oli ka mingi 1 hääl ja mingi värk. Et mingi pange algviisikas endadel on jalad puruks. Veel üks huvitav asi, mis siin viimasel nädalal tuli, oli see, et see Paul George sai 25 mängu keeldu. Vennad nägid, et vend oli 32 ja ütlesid, sa oled liiga vastud. Ta nagu on ikkagi väga põhimees, et siuke päris... Ja ta tegigi selle räige mängu ja siis oli kohe, et palun kusegi siia topsi. Ja siis jäi kohe mis ta nagu tegi? No seal oli see... Kahtlestatakse PED-si vist või? PED-d, jah. Mis see on? No seal oli mingi antidopingu värk. Jah, antidopingu. See jaa. No ma lõin kommentaarid lahti, siis esimene see oli Fentanyl ränk. Ma arvan, et see vale. Pandi see, kus see... Neid kommentaare luges mina ka, keegi oli kirjutanud, et kas KD võib nagu kanepit suitsetada, aga Paul George ei või siis või? See oli see, siis kui see Stephen A. Smith omal ajal oli Lakersis siuke mänga nagu Lamar Odom ja siis tema jäi ka crackiga vahele ja siis pandi ka kommentitesse see, et mida Paul George tegi. Ja siis oli Stephen A. Smith ja see, he was on crack. Et karm. Ei no karm tõesti 25. No jah, samas 25 mängu parem Euroopas saaksid 4 aastat. No jah, täpselt. Eks see ei saa, ma ei tea. Midagi oli, et ta saaks 25 mängu, et siuke mingi märtsi lõpuks vist juba saab tagasi olla. Nagu siuke, et 6 aega nagu meil siin üks mees tegi, et teeb mingi programmi läbi ja saab kohe tulla kossu tegema. Mis see? Ka jäi üks mees vahele. Kahepiga. Ma ei tea. Okay. Ja siis MVP reis on ka veel käimas. Et seal praegult on sinu mitte nii väga lemmikmängi ikkagi juhib, aga Luka on päris kõvasti järgi tund, et saab kas Luka mööda või... Ma loodan. Jokicil on ka võimalus. Jokicil on nüüd ta tuli ju tagasi vigastusest, et tal on veel võimalus sinna mänguda sinna saada. Jokicil on ulmes tats ka keskmiselt triple double ja mitte nagu napilt, vaid siuke 30 punni, 12. Mis mängib 2 kaad seal väljaku peal, see ei ole reaalne. Jah, ja ma vaatasin seda ka veel, et seal on tegelikult 4 nagu mitte usakat, et 5 on usakas. Ei no viimased aastad, millal viimati ju Ameerika MVP võit? Ei, nüüd viimast aastat ongi. Kas see viimane Ameerika MVP ei olnud Harden 2019 või minu meelest? Midagi sükest. Võis olla, võis vabalt olla. 2018 ei olnud või? Jannis oli 19. Jah, äkki see Harden oli 18 ja siis oli Jannis 2 aastat ja siis sealt on Jokic ja Embiid ja nüüd Shea nagu. Jah, kurat. Eurooplased tulevad ja võtavad üle selle liiga. Ameeriklastega üldse kossu ei oska. Tuleb nii välja. Nii, aga sellega me lõpetamegi seekord. Aitäh teile, et tulite, ilusad särgid. Ootan juba, et saaksin kanda seda. Tuleb trenni homme, Anton ütleb kindlasti midagi ilusat selle särgi kohta.
ei, ma olen väga uhke selle üle. see on päris hästi tehtud tegelikult küll. Ja järgmisel korral vaatame siia vähe kogenevad mehed, et kaua ma nende 20-aastaste kõike siin juttu räägin. Aitäh, et kuulasite ja vaatasite ja kohtumiseni. Ja jätke kõik häid kommentaare Tanelile, et ta oleks pärast seda hea lugeda ja siis ta on järgmisteks haipige Tanel üles, et ta oleks järgmisteks episoodideks ka samamoodi valmis. Või kui midagi väga halvasti on, siis saatke privaatselt sõnumit. Aga jah, tubli olid, Tanel. Said hakkab küll. Väga-väga hea. Loodetavasti kohtume uuesti.